Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuht Janek Mägi. Lauri, presidendivalimised on nüüd ukse ees ja minule vaatlejana on jäänud küll selline tunne, et kokkuleppe saavutamine ei ole sugugi lihtne. Aga mina saan aru, et teil on juba kokkuleppe sõlmitud. Jaa, et selles mõttes, et me tõesti arutasime presidendi valimisi, Keskerakonna positsioon on alati olnud, et rahvas peaks presidenti valima, aga kahjuks teistele erakondadele selline lähenemine ei sobi. Ja kuna ei taheta rahva häälega kaasa minna, siis otsustati, et tegelikult praeguses olukorras võiks järgmiseks perioodiks, kui president valitakse, iga erakond saada oma perioodiks oma presidendi. Siis on nagu hundid söödud, lambad terved ja kuna Eesti 200 on kõige kiirem, siis otsustati, et esimene president tuleb Eesti 200 poolt. Ma muidugi ei ole päris kindel, et rahvas selle algatusega kaasa tuleb, aga mida te selleks teete, et see oleks ka populaarne, see presidendi süsteemi muutus? Ja praegust lähtusega kogu see olukord ammu juba ei arvestata rahva tahtega. Et kui oleks arvestatud rahva tahtega, siis president oleks ju valitud rahva poolt. Aga praegu ikkagi erakonnad, kuna ei usalda rahvast, siis otsustati, et täpselt nii, nagu ma kirjeldasin, iga erakond saab oma president teatud ajaks ja Eesti 200 saab kõige esimesena, kuna nendel on ju kõige kiirem. Aitäh, stuudios olid Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats Riigikogus ja mina saatejuhina Janek Mägi.